Mis on heaolutreening? Küsin sinult, kas sina tunned täna iseenda sees heaolutunnet? Mida tähendab üldse sinu jaoks heaolutunne? Ma mäletan seda, et kui mina ühel hetkel tundsin, et minu sees on rahulolematus, siis ma järelikult võisin arvata ka seda, et minus ei ole väga palju seda heaolutunnet. Millele ma hakkasingi siis tähelepanu pöörama, oli asjaolu, et ma olen jätnud enda vajadused, ootused, see, mida tegelikult mina tahaksin teha ja kuidas tahaksin teha, kõrvale. Ja ehk, et ma olin iseenda heaolu, iseenda ära unustanud. Ja mida ma hakkasin hästi teadlikult tegema, ma hakkasin märkama seda selles konkreetses ajahetkes, kui ma tundsin seda, et minus kerkib selline rahulolematus, et mida ma vajan inimesena praegu, kas teha või öelda, et minus saaks rahulolu kasvada. Näiteks olles kodus elukaaslasega, tundes rahulolematust või et mul ei ole seda heaolutunnet enda sees, siis ma ütlengi, et kas sul on hetk mind kuulata. Ma soovin sinuga jagada seda, et praegu näiteks see vestlus, mis meil oli minu jaoks väga raske ja keeruline, sellepärast, et ma tundsin seal võib-olla näiteks ennast ebapiisavalt ja nüüd ma julgesin talle selle välja öelda ja ma küsin tema käest ka selle maagilise küsimuse, kuidas see praegu sulle tundus? Ja tema saab enda poole mulle avada. Ehk, et me saame tulla mõlemad sellele heale mõistmise kohale ja läbi selle diskussiooni saab minu sisemine heaolu tegelikult kasvada. Ja nüüd, kui me räägime heaolutreeningutest, siis heaolutreening ongi hakata tegema rohkem seda, mida sina vajad, et igapäevaelus tunda suuremat rahulolu. Kujuta ette, et sa oled justkui jõusaalis ja sa pead hakkama musklit treenima. See on täpselt samasugune tegevus. Sa käid ühe tiiru jõusaalis ära, sa teed midagi teistmoodi varasemast, sul ei tule ühest korrast kohe nii-öelda seda 6 pakki siia ette või muskleid ei kasva, aga näiteks kui sa hakkad kodus väljendamagi järjepidevalt seda, mida sina tunned, mõtled või vajad, või on see hoopis midagi muud sinu jaoks, sa tunned, et sa pead hakkama harjutama hoopis metsas jalutamist, sellepärast, et sa oled ammu mõelnud, et ma ei leia aega selle jaoks, et minna metsa jalutama, kuigi mulle see väga meeldiks. Või ma ei ole leidnud üldse aega selle jaoks, et minna trenni või et tegelikult tead, mis võib veel olla väga suur heaolu, selline kärpija on see, et mul on olnud tööalaselt nii kiire, et ma ei ole oma laste jaoks aega leidnud. Ja see tegelikult tekitab enda sisse süütunde, selle halva tunde ja nüüd, kui sa oled sellest teadlikuks saanud, et sa tegelikult soovid oma lastega rohkem aega veeta, siis sa nüüd said selle teadmise ja nüüd sa saad hakata süsteemselt oma käitumist muutma, vaatama üle neid tegevusi, neid mõtteviise, neid kogemuslikke selliseid igapäevaseid samme, mida sa siiamaani oled teinud, et mida seal on vaja muuta, et sa saaksid liikuda sinna, mida sa tegelikult tahad, mis tegelikult sinu sisse selle rahulolu toob. Et selle jaoks ongi sinu jaoks heaks lahenduseks heaolutreening, et seda nii-öelda heaolu musklit arendada.